Tervitus kõigile Tiina-Pelli poolt ja minu ees on minu uus tikkimisprotsess, milleks on selline eksperimentaalne tikand. Nimelt otsustasin ma osta endale AliExpressist koopia. Kunagi ma tikkisin Dimensionsi originaali järgi sellise pildi ja mõtlesin, et teeks sellise eksperimendi, et ostaks sealt odava Hiina koopia, tikiks ära ja võrdleks kahte pilti, et kui suur vahe neil on. Mõnes mõttes on see eksperiment nagu juba algusest peale läbi kukkunud, sellepärast et ma algul sellele hinnale ei pööranud tähelepanu, aga välja tuleb niimoodi, et ma tegelikult maksin selle koopia eest täpselt sama hinna, mis oli originaal ja mis mind selle sama hinna eest siis ootas. Ootas siis selline kõigepealt skeem ja kui ma selle skeemi lahti võtsin, skeem on siin, siis tuli välja, et tegemist on varastatud variandiga. See tähendab seda, et ei ole tegemist Hiina koopiaga, kus võetakse originaalpilt, aga tehakse see skeem nagu lihtsamas variandis ise ja pannakse oma mulineelõngad, vaid ongi võetud originaalskeem, tehtud sellest koopia, natukene on paigutatud ringi küll tõsi seda 10 kaupa märkimisjooni, aga muu on kõik absoluutselt sama. Selle üle mul on mõnes mõttes nagu hea meel, sellepärast et ma võin olla kindel, et sellest tuleb ikkagi täiesti okei või ilus pilt. Et mul oli kogu see hirm, et ma olen ju näinud neid AliExpressi koopiaid, mida on teised tikkinud ja osad neist on koledad, osad neist on õudsad, osad neist on täitsa okei, ilusad. Ja mõtlesin, et mis variant nüüd minul tuleb, aga selle peale, mis ma siin praegu näen, ma ütlen, et mul tuleb kindlasti selline variant, mille puhul ma ei pea mõtlema, et mida hiljem selle tikandiga teen. See läheb mul igal juhul kasutusse. Ja tikkinud olen ma siis täpselt nii palju. Siin padja osa natukene. Täielik déjà vu oli mul, et ma tikkin ikka täpselt sama asja, mis ma juba olen tikkinud. Ainult selle vahega, et see kanvaa siin praegu on suurus 14 ja originaal oli kanvaa 18 peal, et originaal on tunduvalt väiksem ja originaal kanvaa oli selline minu meelest beežikas, see on nagu lumivalge. Mulineelõngasid ma eelmises videos võrdlesin, et sealt võib vaadata neid, kuna mul on see protsess nagu mõeldud selliseks, et ma ei tiki teda kodus. Plaan oli kohe selline väike pilt võtta, mida ma saan võtta kaasa siis, kui ma lähen suvilasse metsa vahel tikkida, kui ma lähen mereranda, võtan ta mereranda kaasa, kui mul on rongiga pikem ots vaja sõita tööle, võtan kaasa. Selle jaoks ma ostsin endale siis tikkimisrõnga. Et kõigepealt on mul siis tikkimisrõngas, millest ma natukene hiljem räägin. Siis on mul, kas oli tubko, jah? Selline alus, mille peale ma saan panna siis neid mulineelõngasid, mis on jäänud hetkel järgi, aga piisavalt pikad, mida ma ei raatsi veel ära visata. Mulineelõngad on originaalse selle papi peal. Siit ma neid kuskil ei võta, ma pole isegi veel praegu patsi neid pununud. Ja siin on käsitsi siis peale kirjutatud kõik numbrid. Ja siis ma mõtlesin, et vaesed väikesed hiinlased, kes käsitsi neid numbrid päevast hommikust õhtuni kirjutavad ühte sama asja. Ja siis hakkasin mõtlema, et aga tegelikult tikkimisega ma teen ju täpselt sama asja, et ma ühte sama monotoonset tegevust nagu kordan. Ja see ongi see, mis selle tikkimisprotsessi juures nagu hästi rahustav on. Ja lisaks mulineeltele on siis mul kaasas niidinaksid, mis meeldivad mulle rohkem kui käärid. Ja marker, millega ma märgin ära tikitud mustri osa. Algul püüdsin hariliku pliiatsiga märkida, aga sellest ei tulnud mul midagi välja. Ja siis on mul selline toore asjandus, mis on firmalt Clover. Siin sees on magnet, nagu väike seebikarp, kus sees on mul siis kõik nõelad. Ja nõelasulane. Mulle kohutavalt meeldib see, sellepärast, et mul meeldib mugavus. Kõik peab olema hästi käepärast. Et suht kaugelt võib selle nõela visata, ta püüab kinni, sest magnet on hästi tugev. Ja kui see nõelasulane siia panna niimoodi pikuti, siis ta jääb siia pikali, aga kui panna ta risti, siis ta jääb niimoodi püsti. Ja mulle see nagu tohutult meeldib, sest ta mul kuskil minu kõrval pingi peal, et ma saan võtta ja viskan siia jälle, selline ääretu mugavus, ei pea isegi vaatama. Otsustasin ma siis teha nii, et see skeem on mul kinnitatud siia ülesse. Kohe näitan magnetiga. Magnet on siis ühel pool ja magnet on siin all teisel pool. Väga edukalt hoiab see magnet kinni siin.
ja niimoodi siis tikin. Ma räägin nüüd sellest, et lisaks sellele, mis mul kaasas on, et mis muljed mul sellest on. Kõigepealt skeem. Originaalskeem oli siis vist A3 suurusel lehel, kõik koos, suht väike. Siis siin on kogu skeem jaotatud 6 A4 lehele. See on ääretult sobiv siis, kui on silmanägemisega probleemid. Sa ei pea pingutama absoluutselt. Aga sellel on minu jaoks nagu üks suur miinus, nimelt minu jaoks on probleem see, et need kohad, mis on nagu vaja ühelt lehelt nagu teisele üle minna, et ma saaksin seda tikkida, et ma pean spetsiaalselt jälgima, mis võtab mul lisaaja ja siis oli mul hästi raske veel kuidagi seda siia peale teda panna niimoodi, et ta püsima jääks, sellepärast et õues on tuul ja siis ta puus ära, siis ma lõpuks tegin niimoodi, et panin ta nii pidi, et siit nagu algab ja siit läheb nagu edasi. Vot need ülemineku kohad ühelt lehelt teisele mulle ei meeldi. Mul on olnud selline skeem Riolisel, kus lehe või ütleme lehe lõpus siis on selline paar rida kordab järgmisel lehel, et nagu kattub üks ja sama ühel lehel ja teisel lehel. Samuti see tegi minu asja lihtsamaks, et praegu vot see on see miinus selle suure skeemi puhul on see väike miinus minu jaoks. Kui nüüd rääkida, et et Hiina ja me teame kõik, et Hiinast ei tule iga kord head asjad, siis ma pean ütlema, et ma olen selle tikandiga väga rahul tegelikult. Canva on selline jäik, mul ei ole mitte ühtegi halba sõna selle kohta öelda. Mulinee-lõngade kohta ei ole mul absoluutselt mitte ühtegi halba sõna öelda. Mul ei ole nad sõlme läinud, mul ei ole nad katki läinud. Katsun neid, siis ma pean küll ütlema, et teatud osad värvid on sõrmel tunduvad nagu krobelisemad, osa pehmemad, tõenäoliselt sõltub see sellest, millega teda värvitud on ja värvitoonis, aga mul ei ole pretensioone, tõsiselt. Tikin ma tegelikult siin parkimismeetodil. Ma algul üritasin värvide järgi tikkida, aga ma jõudsin ühe värvilaigu tikkida, mis nagu ei olnud teistega koos, tuli lugeda sealt 5 tükki ja 6 tükki paremale vasakule üles alla. Ja loomulikult terve see värvilaik oli mul valesti tikitud, kui ma jõudsin oma tikandiga sinna, pidin üles arutama. Ja siis otsustasin, et ei, minu jaoks on ikkagi parkimismeetod lahendus ja mõtlesin, et ei ole võimalik, kuidas ma seda siin teen, aga reaalselt tegelikult ei ole see probleem, sellepärast et kui siit vaadata, siis ühes sellises kohas on mul võib-olla, siin on näiteks 2 värviga, siin on 2 värviga vaja tikkida, mul on 2 nõela korraga töös ja 2 nõela siia Canva sisse torgata ei ole üldse mingi probleem, siin on natuke rohkem, et siin on 4 värvitooni. Ma räägin natuke sellest rõngast, ma ei tea, kas siin on näha, see on siis Türgi firma Nurge ja neid tohutult kiidetakse, et mul on olnud tikkimisrõngad plasmassist, siit nagu keerad nagu selle plasmassist kruvi, eks ole, pingule ja need läksid mul kõik need kohad, kus see plasmass kruvi on, kõik läksid varem või hiljem katki. Siis on olnud puidust rõngast, millel tekkis see probleem, et iga natukese tagant on vaja jälle uuesti pingutada, et ta ei hoia seda eriti sellist hästi jäika Canvad korralikult kinni ja siis jälle muudkui tõmbad siit ja tirid. Ja vot Nurge, mille pärast kiidetakse ja mis ma pean ütlema ka, et nii nagu ma tõmbasin ta siia ühe plõksuga niimoodi, eks ole, ta käib siit, tõmbasin siia Canva peale, seda ei pea pingutama, ta pingutab iseennast ära, võib trummi mängida. Ja ma olen teda 2 nädalat nüüd kaasast tassinud, pannud kotti, võtnud kotist välja, viinud randa, otsustanud, et ei, rand ei ole ikka koht, kus ma viitsiksin tikkida, pandi jälle kotti ja täpselt samasugune tugevus on, ta ei ole absoluutselt järgi andnud, et see Nurge on raudselt see ost, mille üle mul on väga hea meel. Ja see on teiste tagasiside põhjal ostet. Ma hästi palju YouTube'is vaatan, enne kui ma midagi ostan, et mida teised on arvanud ja kas minule sobiks selline asi. Mul on hea meel, et tikked panevad välja oma kogemusi, sellest on palju nagu õppida. Ma ei oska ütelda, millal ma seda nüüd jätkan, sellepärast, et ma võtan uue tikkimisprotsessi alustan ja see peab ootama siis neid reisimise aegu. Selleks, et temaga oleks mugavam reisida, teen ma sellele kogu kremplile, mis mul siin on, kõik need asjad, spetsiaalse koti õmblen. Ja võib-olla, et ma teen sellest ka video, mismoodi ma seda õmblen, et võib-olla keegi tahab kodus näiteks järgi proovida midagi taolist. Ja isegi kui ma videot selle õmblemise kohta ei tee, siis järgmises videos, kui ma näitan seda tikkimisprotsessi edenemist, siis ma näitan kindlasti ka seda organisaatorit, mis ma olen õmmelnud sellele, mida saab siis panna ilusti kokku ja igal asjal on oma koht, täpselt nii suur nagu vaja on, et ma saaksin seda kaasast tassida. Selline tikand on mul siis valmimas. Ilusat tikkimist teile. Näeme järgmises videos.